Pelgulinna gümnaasium on kõige innovaatilisem Põhja-Tallinna kogukonna kool, mille moto on vali, loo ja tee. See tähendab mitu asja korraga. Ole oma valikutes vaba, ole loov ja tee oma asjad ka ära. Ehk teisisõnu tähendab see seda, et vali oma elus loo ja tee. Meie õpilane on iseseisev ja ettevõtlik mõtleja. Õpikeskkond on turvaline, toetav ja loominguline. Ning me hoiame au sees Eesti rahvakultuuri. Oleme ennast juhtivad õppijad. See tähendab, et me teame oma kohustusi ja vastutame ise oma õppimise eest. Mis toetab meie õppimist? Üheks oluliseks osaks meie kooli õppekorralduses on 75-minutilised tunnid, kus lähtume õpiringi mudelist, mis aitab meid efektiivsemalt õppida. Õppetöö toimub 5 perioodil ja on jaotatud kursusteks. Olulisel kohal on ka enda aja planeerimine, mida iseloomustab koorikella puudumine ja toetab enesejuhtimise õppeaine. Lisaks toetab meid õpistrateegiate õppeaine, kus õpime õppima. Gümnaasiumis astujale on esmalt kõige olulisem suunavalik, ehk kas ta soovib keskenduda kunst-kultuur-meedia õppesuunale või startup pragmaatilisele õppesuunale. Aga kunstisuund, ma ütlen, ma ise tulin siia sellepärast, kuna mul lihtsalt oli huvi kunsti vastu, kuna ma olin põhikoolis palju kunsti õppinud ja arhitektuur ja disain, siuksed asjad huvitavad. Aga siin on nii palju teisi asju ka. Maalimisest kuni graafikani, mis kõike saab teha. Meie gümnaasiumi pragmaatiline suund on eelkõige mõeldud innovatiivsele mõtlejale. Minu lemmikained olid selles suunas riigikaitse, majandusega seotud ained, ettevõtlusega ning siis ka sportmängud ained. Kunst-kultuur-meedia õppesuunal õppija jaoks on tähtis loomingulisus, eetilisus, vaimsus ja kultuurihuvi. Ta on huvitatud joonistamisest, maalimisest ning multimeediast. Startup pragmaatilisel õppesuunal õppijal on tähtis mõista innovatsiooni, uusi majandusmudeleid, tajuda riigikaitse olulisust ja mõista sportliku eluviisi vajalikkust. Meie koolis on sõbralikud õpetajad ja klassijuhatajad, kelle poole saab erinevate küsimuste, mõtete ja murede korral pöörduda. Oluline on õpilase ja õpetaja vaheline koostöö, mis loob ka hea klassisisese õhkkonna. Heaks õpikeskkonnaks olen ma loonud sellise turvalise, mõnusa ateljee tüüpi kunstiklassi ruumi, kuhu laps tahab tulla, kus ta saab siin vabalt oma loomingut teha ja võib-olla mõnes mõttes siis sellises päevapingeid nagu välja elada. Ma arvan, et õpilased peavad mind eelkõige sõbralikuks seetõttu, et ma olen täpselt selline, nagu ma olen, kõikide oma inimlike heade ja halbade omadustega, mida noored ja lapsed hindavad seda, et minus on alles piisavalt lapsemeelsust, head huumorisoont, sellist kuulamisoskust ja päris sageli mulle meeldib ka rääkida elust enesest ja jutustada nendele lugusid, mis tegelikult on sageli hulka väärtuslikumad kui need raamatutarkused. Rääkides veel õpetajatest, siis meie koolis on ka 20 õpetajat, kes on Pelgulinna gümnaasiumi vilistlased. See näitab, et koolil on hea kontakt lõpetanutega, kes väärtustavad ja panustavad kooli arengusse ja traditsioonide säilimisse. Kui ma 1996. aastal selle kooli lõpetasin, siis nagu kõik teisedki lõpetajad, ainukene mõte peas ära siit, kaugele, teha midagi muud. Aga aastad näitavad, et maakera on ümmargune ja ühel hetkel ikkagi me jõuame tagasi sinna, kus me oleme alustanud. Ja nii jõudsin ka mina siia tagasi. Ja tegelikult mul on väga hea meel, et ma siia olen tagasi jõudnud, sest kui ma tulin siia õpetajana tagasi, siis ma leidsin eest ühe väga koduse koha. Sellise koha, kus on tunne, et sa oled kuskile kohale jõudnud. Ja just nimelt sellepärast, et mind seob selle kohaga nii paljud mälestused.
ja selle koha teebki minu jaoks koduseks see, et ma mäletan ennast siin õpilasena ja nüüd ma olen siin õpetaja. Meil on tegus õpilasesindus, kes korraldab õpetajate ja juhtkonnaga koosolekuid, kus arutatakse kooli puudutavaid teemasid. Lisaks korraldab õpilasesindus ka põnevaid üritusi õpilastele. Meie koolis väärtustatakse rahvakultuuri ja hoitakse au sees koorilaulu ja rahvatantsu. Koorid ja rahvatantsjad on alati esindatud tantsu ja laulu peal. Rahvatantsu traditsioon ulatub aega, kui koolis tegutses legendaarne rahvatantsu ja tööõpetusõpetaja Alfred Raadik, kes oli ka noorte tantsupeo idee autor. Ka tänasel päeval on meil innukad ja inspireerivad koorijuhid ning rahvatantsuõpetajad, kes hoiavad lauljate ja tantsjate rahvakultuuri vaimsust. Meie koolis on käinud ka palju tuntuid vilistlasi. Tervist, mina olen Tanel Veenre ja olen siin enda vanalinna stuudios, kus ma loon ehteid. Olen ehtekunstnik ja oma nimelise kaubamärgi juht. See on mingi fantastiline värvide möll, mis siin on. Ja mõeldes tagasi kooli aja peale, siis mul oli hästi tore kunstiõpetaja Jüri Mäemat ja hiljem Urmas Kaldaru, kuid ma arvan tegelikult kõige olulisem kunstnikuks kujunemisel oli klass ja klassikaaslaste tugi, et see inimeste vaheline nagu keemia ja mõnes mõttes selline üksteise sallimine, üksteisest hoolimine oli võib-olla kõige olulisem aspekt, mille üle ma nagu olen tagasi vaadates kõige tänulikum. Lõpetuseks, kuidas tunned ära Pelgulinna gümnaasiumi õpilase? Loomulikult ainulaadse koolivormi järgi, mis moodustub kooli värvidest. Kollane, punane, sinine. Kui näed sellist koolivormi, siis võid julgelt sõbralikule õpilasele ligi astuda ja kooli kohta lisainfot küsida.